Ahoi kotkad, mis toimub siis? Täna tuleb jälle sükene nokitsemise ja natukene ehitamise päev, aga mitte ei ehita maja kallal, vaid teeb igasuguseid muid väiksemaid projekte, mis on siin ajapuuduse tõttu kogu aeg edasi lükatud, aga mida enam edasi lükata ei saa. Et laagrid, kalastuslaagrid ja üritused siin lähevad järjest tihemaks ja ammu on olnud plaanis teha siia alla üks ridvahoidja, et siis ridvad ei vedeleks niivõrd palju maas, et muidu me oleme pannud siia puunajale ja suitsuahju najale ja selle varjualuse najale neid ritvasi kogu aeg püsti, aga sealt nad kukuvad maha tuulega ja ei ole nagu hea, tamiilid jäävad siia okstesse kinni, kui panevad siia najale, et millega praegu tegeleb. Tähendab, mitu asja teeb veel täna nagu paralleelselt, aga millega hetkel tegeleb, on see, et teeb siis ühe ridvahoidja, mingisuguse sellise, et ridvad ei ole otse maa peal, ei saa puruks astuda. Oleks ühe koha peal, kui ritva ei taha nagu kokku panna, käsi ongi, et tahad nagu lihtsalt vahepeal veest välja võtta, toetada kuskile. Ja mis siis teeb, on see, et võtsin sükse 50x50 lati ja tõmban siit niimoodi siis ühe 100 laua peale niimoodi jooned, et jäävad sellised nurgad nigu ja lõikan need välja nüüd ketsaega ja teisele lauale samamoodi, et 4 mõlemale poole siis ja siia jääb keskele pärast siis see post ja kuidas selle siis nii-öelda paigaldab ja kuhu paigaldab, et ritvasi hoida, siis vaatame hiljem, et mul siin paar mõtet on, kus nad nagu jalgu ei jää. Aga hea küll, saime ära ja märgime ära teise laua ka ja vaatame siis edasi. Mõtlesin ringi, tegelikult siiski ketiga ei saa, et lõhub liiga selle laua ära, tõmbab kiudu välja liiga palju, teeme lihtsalt tavalise tikksaega need lõiked ära. Nii, ja nüüd mul on olemas need sellised lauad siin ja tegelikult juba ei hakanud kaamerasse näitama, saagisin ka paar torujuppi omale relakaga siis, mis ma löön maasse sinna alla. Et siuksed poolemeetrised torujupid. See läheb vana rauda ja see läheb tagasi kuuri alla. Kunagi läheb kindlasti veel vaja, et alati ei tasu igasuguseid torusid ja asju ära visata. Nendest saab midagi teha. Ei pea poest ostma. Aga selge, lähme vaatame siis edasi, mis me edasi teeme. Ja nüüd ma siis, mis ma tegin? Ma tegin ühed roikad, mis mahuvad täpselt siia toru sisse. Niimoodi. Hop, nii. Paha näidata ühe käega, niimoodi. Lähevad täpselt siia toru sisse püsti. Nabin sisse. Ja nüüd vaatame, mis siis nendega edasi teeb. Nüüd ma panen muidugi nende otste külge, jah. Need külge, need ridvahoidjad kruviga ja siis vaatame, kuhu ma nad püsti panen. Ja mõte on nüüd lüüa need torud siia kõrvale maasse, et siin on need ridvad muidu ka maas vedelenud. Kui ta lihtsalt maas vedeleb, siis keegi ei pane teda tähele siin hämaras, aga kui ta niimoodi maast kõrgemal natukene selle alluse peale on, siis ei tohiks ta märkamata jääda. Ja panen niimoodi, et sellised 6-meetrised ridvad siia ära mahuksid siis. Lööme selle toru maasse ja vaatame, kas saab hea. Nii, ja ma olisin lühemad tõenäoliselt kui 4 meetrit ei hakka tulema need ridvad siia. Vaata. Ja siis need puidust asjad on niised, et need saab ära võtta siis siit vajaduse. Et ritv peaks siis siia peale minema niimoodi, et võtad koos selle tamiiliga ja paned siis
ülemise otsa sinna, alumise otsa siia. Aga nüüd ma näen, siin on üks probleem. See, jah, konks on ka näpus muidugi. Aga nüüd ma näen, siin on üks probleem, et alumine ots tahab ära libiseda, ehk siis ma pean siia mingi stopperi veel taha ehitama sellele alumisele. Ja siis saavad nad siin niimoodi olla, et peale ei astu ja otsa ei komista ühe sama koha peal. Ja sinna ülesse poole mul on üks teine plaan veel. Mul on ühed teistsugused jubinad, mis ma temust sain, kus siis spinningut saab püsti panna. Vaat ja siit läheb isegi koeralt läbi niimoodi, et ei jää talle ette. Nii, ja nüüd siis selline, et toetavad ridva tagumised otsad siia peale ja ülemised otsad siis siia ja need saab siis vajadusel ära võtta, kui niita või midagi toru seest välja tõsta ja ära liigutada. Nüüd vaatame, mis sinna ehitab siis. Ja nüüd siis on see järgmine asi, kuhu siis spinningut panna või siis ütleme lühemad õnged, 3-meetrised või mingid, ma ei tea, mingid siuksed asjad. Et siin alumise kämpsa, natuke tuleb siit kallakust üles minna. Selle põhiridvaid ja kõrvalt siis. Ja niisugused asjad sain jah temust, et kus see läheb ilusti vahele, et alt toetab siis siia peale ja ülalt paneb naksti sinna vahele. Vaat, siukene asi. Siis tuleb siia külge, kus pinnad käest ära panna. Ja loomulikult, ma ei jäta neid siia pidevalt, et kui laagri käigus lihtsalt jätan ma need siia ja poistihanged tulevad siia, et otse peale ei sajadan siin niimoodi rääst alla. Aga ütleme, tuulega tuleb vihm peale, et ma nagu pidevalt ei hakka ritvasid siin hoidma, et tegelikult mul on ju üks varustuse kuur ka juba ammu ostetud, mida ma pole siiani püsti jõudnud panna, mis tuleb siia. Et kui õnged kokku panduna on, siis nad saab panna varustuse kuuri ära. Praegu nad kokku panduna on mul näiteks siin nii palju kui vaja siin külmetuskapi taga nurgas, aga kuskile ma mõtlen selle nii-öelda varustuse kuuri asukoha ka, kuhu vestid tulevad ja värgid, et seda ma nüüd praegu küll ei jõua, aga maikuuks ideaalis tahaks selle valmis saada. Aga nüüd see aprilli vaheajalaagrite ajal on vähelt poistel pikad õnged, kui vaja käest ära panna. Siin on tegelikult hea ka söödastada, kui muidu ei oska, paned siia peale, võtad siin samas tamiili otsa, paned siis tõugu või ussi või mis iganes, et muidu nad söödastavad ka niimoodi, et viskavad selle siia maha ja siis söödastab siin ja teine jookseb otsa ja puruks. Nii, aga nüüd siin teeb jah mitu asja paralleelselt. Kustus ära siin tünnis, mul on siin tegelikult üks väike võsapuhastus ka samal ajal käsil. Et jupi kaupa, mis jäi tegemata, siin ükskord juba varem oli vaja, oli plaanis, tähendab see võpsik siit maha võtta, sest et siin püügikohtade juures tõmbavad pidevalt ja üles korgikad kinni. Et see konksud, et see sarapuvõss ma siin juba hakkasin võtma tasapisi, et liiga suur tunnikut ei tekita oksasid, võtan siit vaikselt oksad, põletab siin tünnis ära, küttepuu läheb sinna lõkkeplatsi kõrvale kuuse alla, päike paistab sinna päeval peale, see peaks paari kuuga nii-öelda kuiv olema. Kui ma selle sarapuu võsa maha saan, panen sinna võib-olla mingi katte peale ka, et otse vihma ei saa. Aga põhimõtteliselt jah, laon ma need sarapuu, need halud siia. Ja siis üks asi, mis veel tahab tegemist, on tegelikult see, et kui nad tulevad siia jões ja sopi otsa peale jõe peale püüdma, siis mul on siin sükene loll lugu. Mul on siin vähe pehmemad kohad. Vaat seda. Ja tallavad lihtsalt hullult ära. Kummikud poriseks, asjad kõik ja siis tassivad pärast seda kämpsi, seda pori ja praegu on isegi kuivalt, pole palju vihma olnud, aga ikka on mülgas. Et ma teen siia RMK-laadse sükse puidust tee porise koha peale, et saaks siia otsa peale püüdma tulla. Et siin eelmine peremees on mingit kive ka matnud siia, aga sellest pole abi. Need tallatakse kiiresti, kui need laagreid nii palju nüüd järjest tuleb siia maasse ära, et teeme siis ühe teistmoodi süsteemi. Nii, järgmine päev, jätkame. Et meil on siin Moona ajab siit paadi alt meil pellat taga. Vaata, mis siin all toimub. Ja. Täidan just siin seda auku, kus on see kobras
täidan siin liivaga ja näed, loom lõhub laiali kõik. Et kopra see kunagine auk, mis eelmine aasta sai killuga ära täidetud siin, killuga alt ikkagist vajub kuskil ära, ma ei tea, kas see tüüp uuristab uuesti siit alt midagi või lihtsalt vajub pinnasesse ära, ühesõnaga. Siin tuleb juurde täita. Kairit ühendab seda võsapõletustünni tuhast, sest et ei mahu ära enam oksad. Ma praegu hetkel juurde ei lõikagi siit, ühendab ära, siis paneb oksad põlema ja siis lõikan juurde, et see on paralleelselt, kuni tema neid siin tuhkad ühendab. Ma näitan kohe, millega mina juba hakkasin tegelema. Need nii-öelda prussijupid, 1,5 meetrised või palju need on, mis tulid siis teise korruse põrandast ja esimese korruse laest. Ma ju jätsin alles kõik. Ma teadsin, et neid kuskil vaja läheb. Ja need on niisugused tummised, 30 ja rohkem laiad isegi mõned. Ja need saab nüüd, kohe näitan, nagu enne mainisin ka, sinna mudase raja peale panna nagu maha, et siis lapsed saavad sinna kala püüdma minna, ütleme ka ilma kummikuta, kui on porisem ilm, et ei tassi seda muda laiali igale poole, ei talla seda ära nii palju seda maad seal. Ja nüüd vean neid siit alla järjest ja kohe näitan siis, kuidas see tee hakkab sinna tulema. Et tee hakkab siis tulema siit juba natuke varem, kus see porine ala hakkab. Ja selge on see, et väga suure veega on see asi nii või naa vee all. Sellepärast ma ankurdan nad tõenäoliselt löön roikaid nende jätkukohtade juurest kahelt poolt. Siit löön roikaid maasse ja ankurdan veel roikaga ära ka, et ta suurveega ei tõuseks ülesse. Ja mul paigast ära ei nihkuks, aga praegu hakkab tulema nii. Siin mõned naelad sees, mis olid, need peksan lihtsalt sisse. Ja niimoodi, nagu need RMK teedki tehtud on, siia läheb üks risti alla, kus vaja paneb 2 või 3 risti alla, et vähe kõrgemaks teha. Ja siit panen siis paari naelaga kinni, et nad ära ei nihku üksteise suhtes ja niimoodi hästi lihtsalt teebki. No vaatame siis, kaugel see asi on. Et nii ta siit siis tuleb, nii kui need RMK rajad on. Siin on risti samast prussimaterjalist all. Kas siis 1, 2 või 3 kihti, sõltuvalt kui sügav see mudane auk siin on. Siin on näiteks 2 praegu risti all. Siin on ka 2, 1 ja 1 tükk serva all. Niimoodi siit edasi tuleb. Aga ei jõua ma seda selleks laagriks valmis. Ehk siis see jääb jälle nii-öelda hetkel pooleli. Et see kõige mudasem koht siiski praegu ei jõua. Nüüd ongi juba vaja minna Võrru, kalastustarvete poodi, tuua juurde vakla, toon Rauno ja Risto ära bussi pealt, Võru bussijaamast ja siis hakkame juba valmistama ette siin muid kalastuslaagri asju. Tähendab, on vaja minna muidugi Võrru, lähen A1000-sse ja Maximasse ja vaatan laagritoidud valmis täna ka veel ja siis ongi, ega siin ei jõuagi valmis, jah. Lootsin, et jõuan selle tee valmis enne homset laagrit, aga ei jõua. Noh, vaatab. Võib-olla siis jõuab siin 2 laagri vahel, sest meil on kohe 1 laager veel peale seda nüüd 3 päevast, mis tuleb, on otsa tulemas 1 2-päevane veel, aga vahepeal on 1 vaba päev. Et võib-olla selle teise laagri jaoks siis Rauno Ristoga koos, ma usun, me jõuame selle valmis. Aga jah, selle asja lõpetamine praegu siia videosse ei jõua. Et jah, seda näete järgmine kord, mõni teine video, kui see valmis on. No nii, ja niimoodi aeg käest ära lähebki, ei jõudnud selle teed valmis ega võsa täielikult ikka veel maha. Aga sai toodud siia 2 jurakat. et jätkab neid asju järgmine kord. Praegu peab selle video lõpetama, sellepärast et on juba kalastuslaagri hommik ja me peame minema nüüd uue valmistuma. Aga mis seal ikka, ei jõua. Nüüd siin vaheajal poisid natuke näitavad ka 2 laagri vahel ja siis jõuame need tööd tehtud ja näitame juba, kuidas need asjad välja näevad. Ja küll, keriga magama ära kratid ja näeme järgmises.